head kuulajad, käes on 1. juuni Geeniusi digisaade, kus on Meelis Väljamäe, Hans Lõugas, Glen Pilvre ja võib-olla veel üks üllatuskülaline. Tänase saate jooksul tuleb meil juttu sellest, kuidas on uus suur tooteesitlus Hiina superbrändil Xiaomi, kus on meil omal käed külge pandud ja vaadatud, mida nad Euroopasse tahavad tuua. Räägime õpetliku loo, kui teil on kõik munad ühes korvis. Digitaalne elu on ühe hetkega teil kadunud. Kuidas saada kätte kaotatud telefon, mis võib olla võti kogu teie digitaalsesse ellu. Ja uudisterubriigis tundub, et täna on väga palju juttu meie 4-rattalistest sõpradest, kus on põnevad, veidrad, naljakad arengud ja üht-teist uudiseid veel. Selline digisaade peaks tulema täna 1. juunil. Ja hakkame siis võib-olla uudisterubriigist peale. Võib-olla selline kõige meie oma välisreportaaž, meie korrespondent Euroopa tandritelt on naasnud. Meelis käis Euroopa pealinnades, lendas lennukitega, sõitis ilmselt taksodega ja nii edasi ja nägi, mida tahab tuua Euroopa turule teie ja meie taskutesse ja poelettidele Xiaomi uued telefonid või oli seal midagi peale telefonide veel, Meelis? Terve hunnik asju jah, aga põhiliselt see üritus keskendus 2 uuele või uuendatud telefonile, aga nad näitasid ka kõrvaklappe ja kõlareid ja kodumasinaid ja muid asju, mis nad siin Euroopas nüüd müügile tuua kavatsevad. Ja alustada võiks ka sellest, et soojast palju soojemast kui Eestis Viinist nad siis seda ürituse tegid ja enamus Euroopa tehnikaajakirjanikku oli kohal. See oli 30 kraadi või? 35 räägid? Bas nii jah, 30 kandis. Wow. Ja tõepoolest, et põhirõhk oli siis Xiaomi sellisel premium keskklassi telefonidel ehk siis T-seerial, Xiaomi 17T ja 17T Pro. Jällegi jätsid nad 16 vahele nagu tavamudelitega ehk siis 15 järgi 17 ja tavaliselt on nad seda teinud. 17 T-seeria on tulnud tavaliselt välja sügisel ja eelmine aasta oli sellega päris palju segadust, sest et nad tõid Euroopast T-seeria müügile samal nädalal, kui Hiinas kuulutati välja tavaline 17 seeria, mis on nagu need premium-tele kallid telefonid, eks ole, ja siis tegid väga palju segadust, et ühes regioonis on ühed, teises on teised ja mis siis toimub, eks ole, siis nüüd nad nagu üritavad seda segmenteerida ja nad tõid selle T-seeria siis välja kuulutamise kevadesse või pigem nüüd suvesse või hiliskevadesse, eks ole, et mõned kuud varasemaks. Ja tänu sellele, et see on toodud varasemaks, on ka telefonis palju vähem muudatusi kui tavaliselt, eks ole, sest et 6 kuuga sa väga palju muuta ei jõua eelmise mudeliga võrreldes. Ja nii ongi, et see Pro, 17T Pro on tegelikult muutunud väga vähe, et põhilised 2 asja, mis on seal muutunud, on protsessor on nüüd siis MediaTeki Dimensity 9500, mis on 30% võimsam kui eelmise aasta 9400 pluss, kui meil mind ei peta. Ja aku on 7000 milliamprit, eelmine kord 5500, et aku on lausa pea 30% suurem, eks ole, et see on päris korralik ja suur aku. Kaua nad kestavad, seda me ei tea, et ma praegu testin seda telefoni ja ilmselt siin järgmisel nädalal või ülejärgmisel nädalal ma saan ka rääkida sellest, mis siis tegelikult muljed on. Kaamerad on identsed, Leica toel tehtud 5-kordne optiline zoom, 1.1.3 tolli põhikaamera sensoriga ja 12 megapikseline selline manuaalse fookusega ülilainurk. Telekaameras periskoobiga nagu. Periskoobiga nagu enamus suured zoomid on, eks ole. Ja aku on suurem, välimus on täpselt sama, 6,83 tolli suur ekraan, disain on identne eelmise aasta omaga ja sealt nagu praktiliselt mitte mingisugust erinevust ei ole. Mis on huvitavam on aga see, et mis minu arust selle aasta võib-olla on nagu palju põnevam mudel on siis odav mudel ehk siis odavam mudel. Et tavaline 17T, et see on nüüd, kuna eelmine aasta oli ta eelmised aastad üldse on olnud identse suurusega Proga, selle aastal on see nüüd väiksem, ta on 6,59 tolli ehk siis nagu käes märgatavalt mugavam. Kuigi ääred on ikka kandis, sest ta on nii mugav, kui mõned ümarad käärtega telefonid, aga see Pro on 6,83 ja see on 6,59. 6,83 versus 6,59. Mis tundub mõlemad väga suured mulle, aga sa ütled, et on tunda vahet. No nad on suhteliselt suured jah, aga ikkagi ütleme nii, et kui see 6,83 on üsna ebamugav käes hoida, siis 6,59 on natuke mugavam käes hoida. Ja aga eelmistel aastatel on meie selle tavamudeli suurimaks probleemiks olnud see, et tal on 2-kordne optiline zoom olnud, mis on alati olnud nagu üsna mõttetu meie silmis ja me on alati kirunud, et andke siis sellele normaalne 3-kordne optiline zoom. Selle aastal on Xiaomi nagu vindi peale keeranud ja
ja pannud sellele väiksemale mudelile, kuigi korpus on väiksemaks läinud, on pannud sinna see sama optilise zoom'i, mis on Pro mudel, eks 5-kordse ja Leica toega. Nii et zoom-kamera on selle väikse korpuse kohta üllatavalt hea ja samuti on siis aku läinud 6500 mAh peale 5500 pealt, mis kui ma olen võtan, nii et samuti märgatavalt suurem. Protsessor on MediaTek Dimensity 8500, eelmine aasta oli 2400 Ultra, et see vahe on väga väike, eks ilmselt kasutades ei tunne seda vahet. Aga jah, zoom-kaamera on lõpuks hea, korpus on väiksem ja aku on suurem. Tavamudelil ei ole juhtmevaba laadimist, Prool on, aga Prool endiselt ei ole magneteid, nii et sellised asjad. Põhimuudatus, mis tegelikult tehtud on lisaks selle suuruse muutusele, on hinnamuutus ja see on valus. Nimelt siis mälukriis on Xiaomi kätte saanud ja kui me alati oleme rääkinud, et ka T-seeria mudelid on müügil tulles olnud natuke liiga kallid ja me oleme soovitanud neid osta paari kuu pärast, kui hinnad on läinud odavamaks, siis sel aastal on mõlema mudeli hind tõusnud eelmise aastaga võrreldes 100 eurot. Ehk siis Euroopas on 256 mäluga ja äkki 12 gigrammiga on praegu 18 neil ei olnud. Mudelite hinnad Prool 899 ja tavalisel 649, ei 749, eelmine aasta 649. Ehk siis 150 eurot on neil vahe ja mõlemad on 100 eurot kallimad kui eelmine aasta. Eestis on asi veel hullem, sest et Pro mudelit on Eestis müügil ainult 512 giga sisemäluga, milles on 999 ja no selle raha eest seda soovitada on päris keeruline. Eks ma teen selle testid ära ja vaatan, mis ta tegelikult siis teeb ja siis ma saan öelda, aga praegu ma juba esialgu julgen arvata, et vist tasub osta eelmise aasta mudeli seni, kuni seda veel müügil on. Eelmise aasta mudel oli, mis see mitte 16, vaid 16 või 15 või mis eelmise aasta mudel? 15T Pro. Eelmise aasta mudel 15T Pro. Selle hind peaks olema ka kukkunud või? Loogiline oleks. Selle hind on praegu, ma arvan, et see kuskil 600 kandis, et on tegelikult päris hea. Ma kohe vaatan selle üle, aga ma olen täitsa kindel, et see on, kuna pool aastat on möödas, see on päris kõvasti kukkunud. Ja selles mõttes ongi, et seda väidetavalt ei ole kauaks, sest et neil väga suurt laoseisu ei ole ja kui nad selle ära müüvad, siis poed, mis on edasmüüjad ära müüvad, siis juurde neid ei tule, aga iseenesest jah, et see hinnavahe on lihtsalt nii suur, et see on päris karm. Iseenesest muidu tore telefon, aga jah, et ei ole. Klikis on 699, Tele2 on ka 699, Kaladoris on 683, nii et seal alla 700. No mis Xiaomi mudeli nimetuste tagama on, et 16 vahele jäi täna meil aasta 2026 on 17, neil mingit seost seal üldse ei ole. Ma arvan, et nad üritavad äkki kuidagi iPhone'iga ühe numbri peal olla. Ja viimased mudelid, see aasta tulevad 18. Ja nad ei ole ise seda põhjendanud, sest ma tean, et näiteks Hiina firmad jätavad number 4 vahele, kuna see on neil siuke ebausu mõttes õnnetu number, aga miks nad selle 16 vahele jätsid, ma arvan, et seal on see, et nad. Aga kui vaadata neid telefoni spekke veel, no ma olen juba rääkinud vist viimased 10 aastat, et telefonid on väga igavad ja see on nende puhul mulle kõige põnevam asi tundub see, et aku on lihtsalt seal nii suur, et tõesti nüüd sa võid selle telefoniga siis teoreetiliselt juba, no ma ei tea, nädal aega sa ei käi ringi, aga mõned päevad ikka võib-olla. Paar-kolm päeva jah, nad ongi tegelikult ju igavad ja need telefonid on selles mõttes võib-olla eriti igavad just selle lühendatud arendustsükli pärast, et nad tegelikult ei ole ju sinna midagi juurde pannud, sest et kõik need emaplaadid asjad ilmselt on identsed eelmise aastaga, see protsessor on sees ära vahetud ja aku on suurem tehtud. Aga tegelikult jah, et kuna aega neil väga palju selle telefoniga tegeleda ei olnud, siis nad lihtsalt nüüd recyclisid, taaskasutasid seda eelmise aasta disaini, eks ole. Muidugi uue väiksem mudeli puhul on korpus väiksem, seal on natuke rohkem pandud arendust, aga jah. Jääb nagu üldse küsida, et miks või ütleme, kui võiduka näoga nad seal seda telefoni üldse presenteerisid, see tegelikult tundub ju täitsa jabur, et no mida sa uuendad seda kogu aeg? Tsirkust on hea teha alati, eks ole, et nad ju tegid suure ürituse, kutsusid kohale mitusada inimest üle Euroopa ja selles mõttes live streamisid seda, nad teevad seda alati, et nad ilmselt on nagu raha vist on ja nad üritavad seda ikkagi nii-öelda suurelt ära kasutada. Xiaomi on muidugi teine probleem, millest ma ei plaaninud täna rääkida, aga neil on see probleem, et nende telefoni turuosa kukub globaalselt Euroopas ka, et kui tegelikult Euroopas või üldse globaalselt telefonide müük kukub nagunii kõigil, ehk siis selle aasta lõpuks ennustatakse 12% kukkumist globaalselt kõigil
mobiilimotootjatel kokku versus eelmine aasta. Miks nii? Ma arvan, et mälukriis, inimestel ei ole raha ja telefon on kallimaks läinud ja lihtsalt lükatakse osta edasi. Et ma arvan, et see on sellest. No võib-olla kõige põhjus on ka see, et telefonid ikkagi on valmis, et tarkvara uuendustsüklid on ju 6-7 aastat ja nii edasi. Kuhu ma tegelikult tahtsin jõuda on see, et mul tundub, et mingid jõujooned on nagu siin telefonide turul muutumus. Esimene asi, millest ma varem olen ka rääkinud, et just need D-seeria stiilis keskmise hinnaklassi või sellist premium keskklassi telefonide müük kukub kolinal kõigil tootjatel ja ainus, kes seal võib-olla natukene müüb, ongi iPhone 17e, eks ole. Aga tegelikult inimesed ostavad 2 tüüpi telefone, väga odavaid telefone, ehk siis kuni 300 eurot ja üle 800 euro, ehk siis 1000 pluss eurot koos maksudega telefone, mida ostetakse kas jälle maksuga või operaatori diilidega ja nii edasi. Et seal nagu on tegelikult premium telefonid ja üliodavad tõusevad ja keskmise hinnaklassi telefonid kukuvad. Aga turul on tegelikult see, et kuigi turg üldiselt kukub, siis Apple'i ja Samsungi müügid natuke tõusevad või on natukene tõusnud. Samsungil rohkem, Apple'il vähem ilmselt sellepärast, et S26 seeria tuli ju hiljem välja kui iPhone 17 seeria, eks ole, et siis nad nagu nii-öelda hõljusid selle uute mudelite laineharjal. Aga Xiaomi on kõvasti kukkunud, Oppo grupp ehk siis Oppo, OnePlus ja Realme on natuke vähem, aga ka kukkunud. Ja tegelikult ainsad, kes on natukene rohkem tõusnud, on need nii-öelda väiksemad nišitootjad, kellest me oleme ka siin rääkinud. Euroopas on kõvasti tõusnud Honor tänu selle, et nad sisenenud uutele turgudele. Pixlid on veidi tõusnud ja Motorola on omajagu tõusnud, aga kui sa tõused nagu 4% pealt 5% peale, siis turu osas siis see võib-olla on numbrite mõttes suur tõus nende jaoks, aga üldise mastaabi mõttes ei ole suur tõus. Aga point on selles, et kuna Xiaomi telefoni turg kukub Euroopas 15%, globaalselt 19% eelmise aastaga võrreldes esimeses kvartalis, siis mulle tundub, et nad praegu üritavad suruda tegelikult teisi tooteid, veel rohkem kodumasinaid, kellasid, kõrvaklappe. Autost räägitakse väga palju, mis järgmine aasta Euroopas müügile tuleb, eks ole, et auto oli igal pool, kuigi nad seda veel ei müü. 655 000 autot on nad müünud aastaga, kui mu mälu mind ei peta. Seda ootame väga. Aga mis siis veel, ütleme, sa nägid tänavu, mida nad lubavad peale selle telefonide? Üks asi, mis nagu mind tegelikult huvitab ja mida ma tahaks proovida, on nende uus kell, mis on tegelikult ei ole siis nagu nii-öelda klassikaline nutikell, nagu on mul siin käe peal ole praegu Xiaomi Watch 5, mis on selline veidi huvitava tarkvaraga, Wear OS-iga, aga natukene kummaliste probleemide küüsis vaelab. Aga nad tegid Watch S5, mis on siis selline vähem nutikas spordikell ja kui eelmised 2 aastat ma siin ka saates rääkisin Watch S4-st ja Watch S3-st, siis see oli selline suhteliselt mõistlik hinnaga 150 euro kandis olev, mina nimetaks seda siiski aktiivsusmonitoriks või kelladisainiga aktiivsusmonitoriks, sest ta on suhteliselt rumal ja tema väheste võimalustega ja suhteliselt tagasihoidlike spordiomadustega, aga põhiasi, mida seal nagu esile tuua tollal sai, oli see, et S3 ja S4 oli siis vahetatavate raamidega, ehk siis tsiferplaadi ümber või ekraani ümber oleva raam oli vahetada erinevate värvide vastu ja see oli nagu päris huvitav ja põnev. Siis sel aastal on nüüd niimoodi, et sel aastal nad tegid raami väiksemaks, enam ei ole see raam vahetatav, aga kõik, mis on lisatud, viitab sellele, et nad üritavad kas siis astuda eemale Google'ist ja Wear OS-ist või minu veel suurem nägemus on see, et nad üritavad astuda kandadele Huawei GT seeriale ja teha sellest nagu sellise korraliku spordikella. Et kui ma paar nädalat tagasi ma rääkisin, eks Huawei Watch GT6-st ja sellist 200 eurose spordikellast, siis mulle tundub, et see Xiaomi Watch S5 on täpselt selle konkurentsis. Nad on esiteks ära parandanud spordirežiimid, need on nüüd need andmeväljad on nüüd täielikult muudetavad, mis oli minu suurim probleemi koht Xiaomi kelladega, et neid ei saanud muuta, kui sa tahtsid päriselt sporti teha, siis oli nagu kehv. Nad on parandanud kõvasti täpsust, nad on parandanud kõvasti unejälgimise algoritme, uus see pulsiandur on taga, uus unealgoritm on, samuti on siis, saab saata pulsi infot näiteks rattakompuutritele, uus suusarežiim on, ühesõnaga kõik asjad on nagu, mis sporti puutub, on täielikult uuendatud ja kell ise on tehtud õhemaks ja kergemaks ja stiilsemaks. Lisaks on Wi-Fi, lisaks on viipemaksed ka Euroopas, kui Eestis toetab Coop ja Swedbank ja Revolut.
ja ühesõnaga, et nagu nad on teinud nagu kõik asjad, kui ma vaatan, ja lisaks on see, et väidetavalt on ka äppide allalaadmise võimalus, ainult kella menüüs on olemas third party äppide koht, aga siiamaani ei ole ühtegi listi, ma küsisin, ootan vastust, mis siis need äpid, mis alguses toetatud on, eks ole. Ja nagu Huawei samamoodi ja viimaseks on see, et on ka alla laetavate offline kaartide tugi. Samamoodi ei ole vastust kuskil infot, mis kaardid need on. Ma arvan, et põhinevad OpenStreetMapil samamoodi nagu ka Macefitil, aga sellel ei ole samuti vastust, on lihtsalt see nii-öelda üks rida seal andmetes, et alla laetavad kaardid ja paar screenshoti. Ehk siis kõiki neid andmeid vaadates ja vaadates seda hinda, mis on 179 € Euroopas, siis on sirgelt minu nägemuses läheb võistlema Huawei GT seeriaga. Nii et nad üritavad nagu seda soodsat mõistliku hinnaga spordikella turgu võtta nüüd ka. No selle kellaga saab ikkagi rääkida ka, et ta on nagu mingi nutikella. Bluetooth ja mikri kõlar, aga tal ei ole mingeid assistente ega selliseid asju. Nagu isegi Google assistenti läbi selle kella. Ei, kuna tal ei ole VR-ossaks, tal on Huawei või selle Xiaomi enda tarkvara. Ja siis teine kell on või kellamoodi asi on Smart Band 10 Pro, mis on selline suurema ekraani ja GPS-iga aktiivsusmonitor, mis maksab 79 € ja NFC-ga versioonist 99 €, kui meil on mind ei peta. Ametlik hind oli küll 9919, aga ma Eestis olen näinud juba odavalt neid müügil siin Xiaomi enda lehel. Ja siis nad esimest korda tõid nagu suurema värvivalikuga Bluetooth kõlari, mis on selline 50 € lihtne Bluetooth kõlar. 4 erinevas värvis, all on valgus riba, mis vilgub kaasa, kui sa tahad seda vilgutada siis muusikaga ja see lihtne Bluetooth kõlar, et Xiaomi ei ole varem kunagi teinud. Ühe kõlari on varem vist teinud, aga nad ei ole suur Bluetooth kõlari tootja, aga nad üritavad ka sinna turule suunduda. Ja teine muusika asi oli siis Xiaomi Buds 6, mis on põhimõtteliselt nagu poolavatud disainiga mürasummutusega kõrvaklapid, mis siis võistlevad tavaliste AirPodsidega, eks mitte Prodega, vaid nende lihtsamate AirPodsidega ja Galaxy Buds 4-ga, ehk siis mis on mõlemad siis poolavatud süsteemiga. Harmony poolt tuunitud heli on ja Aptix Adaptive Codec on ja selles mõttes nagu sellise hinnaklassis täiesti mõistlikud klapid, 119 €. Minul isiklikult nagu sellist tüüpi klapid ei meeldi, aga inimestele, kelle kes ei taha nagu suuremat kõrva sisse surutavaid klappe, siis nende jaoks on see täiesti mõistlik lahendus. Aga kuna ma ise kuulanud ei ole, siis ma ei oska öelda, kuidas nad võrreldavad on heli poolest AirPodsi või Samsungi klappidega. Kas sa nägid, ma küsin niimoodi, kuidas öelda, mingi veider lootus on mul, Xiaomi on teinud vahepeal siuksed veidralt huvitavaid, toredaid kodumasinaid. No ma ei tea, ma ei mõtle päris pesumasinat, need teevad ka vist, aga ma ei tea, alates mingisugune saumikserid ja mingi veidra asjad, mis on oma disain kiiksuga. Kas sa nägid ka seekord midagi sellist, mis on väljaspool meie tuntud kategooriaid? Kusjuures selliseid asju ei näinud, sest et ma ei olegi päriselt aru saanud sellest, et mis on siis, vaata Xiaomi'l on nagu hästi suur ökosüsteem ja nad kõik need asju, mis on nagu nii-öelda Xiaomi nime või brändi kannavad, ei ole enda tehtud, eks ole, ja need väiksed kodumased enamasti on mõne partneri poolt toodetud. Küll aga nad tutvustasid siis uuendatud suuri kodumasinaid ja seal on huvitav see, et nad tegelikult ei andnud välja mitte ühtegi päris uut mudelit või samas nagu andsid päris uut kategooriat, või nad lihtsalt uuendasid, tegid natuke paremaks oma eelmise aasta mudeleid. Üks suur side-by-side külmkapp, üks suur kuivatiga pesumasin, 4 erinevat konditsioneeri ehk siis õhksoojuspumpa. Kõik tulevad Euroopas müügile, kõik on nutitelefonist juhitavad. Nad rääkisid väga pikalt sellest, kui nad sügisel ehitasid omale suure kodumasina tehase, eks neil oma tehas, ise teevad kõike. Ja võib-olla sealt tuleb seda valikut nagu rohkem tulevikus, kui nad sellele rohkem tähelepanu pööravad, aga see suurte kodumasinate nišš on minu arust üks nendest nišidest, mis me ennem rääkisid, nad üritavad nagu laiendada ja pakkuda alternatiivi või lisavalikut telefonidele, kuna telefoniturg kukub, siis nad näevad ilmselt kodumasinast on võimalik turgu võtta ja auto on teine asi, mille nad üritavad suruda, eks ole, siin ka järgmine aasta Euroopas. Aga väikse kodumasinad jah ei olnud ja üks asi veel, mida nad tegelikult veel näitasid, olid siis telerid. Uus 6D mini-LED ekraaniga telerite sari, mis on päris mõistliku hinnaga telerid, kaasa arvatud siis, mis on esimest korda minu arust Xiaomi ajaloos 98 tolline tohutult suure ekraaniga tele, mis maksab 2200 €. Aga telerite puhul on minu jaoks üks suur agakoht, mida ilma ise proovimata ma ei ole kindel, kas ma julgeks neid soovitada ja see on nimelt see, et ma ei tea, kas see on ka mälukriisist sõltub või on lihtsalt hinnasurve põhjal, aga
ka kõige kallimat on 98 suutnud, kõigil on Google TV tarkvara, eks ole. Ja kõige kallimal mudelil on 3 giga RAM ja ma arvan, et 3 giga RAM on tänapäeval Google TV jooksutamiseks hetkel veel piiripealselt kasutatav, aga telekas on selline pikk investeering, kes ei ole telefon, mida 2 aastaga vahetad, eks ole. Ja kui sa 10 aasta pärast seda või 5 aasta pärast ka kasutas, ma arvan, et selleks ajaks 3 giga RAM-iga telekas võib jääda piinavalt aeglaseks, et see on nagu see, et miks nad panid nii vähe sinna mälu. Ilmselt üritavad hinda all hoida, aga see on minu arust viga ja et see tekitab minus nagu ilma ise kasutamata tekitab kõhklust. Selge, meil on veel täna saates palju rääkida, aga ma arvan, et huvitav sissevaade küll, kuidas Xiaomi üritab siin Euroopa turgu ikkagi kanda kinnitada veel rohkem. Ja, et ütlen siin lõpuks, et siis see 17T Pro on mul hetkel testis ja üritan saada ka seda S5 kella, et vaadata, mida see siis tegelikult teeb ja nendest saab hiljem tulevikus rääkida. No nii, aga lähme saatega edasi, meil on nüüd ka saates külaline, meil on sõber Marta Peril-Grauberg, kes on meil ka ju varem käinud rääkimas teemadest, mis millegipärast ei ole positiivsed alati. Me kutsume Marta saatesse siis, kui on mingi jama kuskil lahti. Sa kirjutasid ühe huvitava loo mõni aeg tagasi kuulsa poplaulu jälgedes dokumentideta võõras linnas ja tegelikult see oli väga eluline lugu, mis juhtub inimesega siis, kui ta kaotab ära peale dokumentidega oma kõik digitaalse ehk siis telefoni. Ja sa siin ütlesid ise meile enne saate algust stuudio nurgas, et see juhtus sinuga, et see vaevalt kellegi teisega juhtub, aga mulle just tundub vastupidi, et väga eluline lugu. Ja räägi sellest, meil on tegelikult muid teemasid veel, mida me tahame sinuga arutada, aga kas sul tõesti siis oli elus selline seik, kus sa jäid ilma korraga kõigest sellest, mis meil on tänapäeval oluline? Jah, ma tõesti jäin, et ma ei mõelnud seda lugu välja. See oli EFTA gala õhtu, kus siis pärast läksime kolleegidega edasi lustima ühte kluppi ja siis tantsisime seal ja korraks panin oma koti koos kõige olulisega kuskile seina äärde. Nii nagu see tavaliselt käib või vähemalt minu puhul käib. Ja siis kui järgmisel hetkel läksin, tõesti see oli võib-olla paar minutit hiljem, läksin siis seda kotti sealt ära võtma, siis seda lihtsalt ei olnud. Ja mul oli nagu, what? Kuidas see võimalik on? Kas sul siis kotis oli rahakott, telefon? No jah, nagu ikka naiste käekott on ju, sul on seal telefon ja siis kaardid ja võtmed, ega sinna palju ju ei mahu ja rahakotti. Mul ei olegi üldse ausalt öeldes sellist asja enam. See on mul vanakooli suhtumine, et rahakott taskus käia ringi. Mul ka ei ole seda. Mul ka ei ole. Ma siin jään nüüd vähemasse. Telefonis on sul ju kõik asjad olemas, aga seal olid mul mingid uksekaardid ja võtmed ja siis oligi kõik korraga läinud. Ja alguses ma ei suutnud lihtsalt uskuda, et selline asi on juhtunud. Et üleüldse, mis asja, et kas see siis nüüd oli vargus või keegi ajas midagi sassi ja siis terve see õhtu kulus olukorra selgitamisele ja seal inimestega suhtlemisele, kas keegi on midagi näinud, kuulnud, mida üleüldse teha. Mis su mõtted olid siis? Ma mõtlen, et kui minul oleks olukord, mõttes tekiks tohutu vabaduse tunne, ma panen käed taskusse ja mul ei ole midagi enam, on ju. Kas sul oli mure, et kuidas sa saad koju, saad helistada või oli mure, et keegi saab ligi sinu telefonis olevatele asjadele, sul on seal andmed, meilid, kontod ja nii edasi? No mul olid kõik need mured korraga. Sellepärast, et mu kodu tegelikult on, eks ole, teises linnas, meil on Paides, aga kogu see asi toimus Tallinnas ja hilisel õhtutunnil. Sellepärast ma ei muretsenud, et kus ma magan. Ma teadsin, et ma sellele mingisuguse lahenduse leian, aga ikkagi see suur hirm on ju, et kui kellegi käes on minu pangakaart, mis mul seal kotis oli ja telefon, ikkagi, et pagan, et äkki nad on nii nutikad ja kuidagi suudavad seal kõik lahti muukida ja pääsevad minu asjadele ligi ja siis ma jään kõikidest oma pensionifondidest ja asjadest ilma. Et see oli vist ikkagi see kõige suurem mure. Tegelikult oligi pangakaart oli see number 1 asi, mis ma tundsin, et tuleb kinni panna. Sul on ju viipemaksed, on ju? Jaa, täpselt. Et esimene selline asi on ju, mis sa teha saad, kus keegi midagi ju ei küsi otseselt, ongi viipemaksed. Et siit kusjuures üks soovitus, et ärge hoidke liiga palju raha endal korraga seal viipemakse tegemise kaardi peal, et siis kohe vähendad neid riske. Et õnneks mul ei olnud eriti palju seal raha, et sellepärast ma nagu liiga pinges nüüd ka ei olnud.
aga noh, ikkagi see tundus, et esimene asi, mis tuleb teha, on ju, et kinni panna. või siis pigem on see soovitus, et tehke omal viitemaksete jaoks eraldi mingi virtuaalne või teine kaart, ärge kasutage oma tavalist No. mida mina teen. see on ju limiit, palju sul on, Meelis, see limiit, kas sul 100 eurot või 50 või 1000? Limiidiga on see, et vaikimisi on ta enamasti vist 50 ja ilma ühenduseta järjest saab teha vist äkki mingi 6 korda või midagi sellist ilma siis, kus isegi offline'is asjad, eks ole. aga see pank minu teada näiteks võimaldab 150 ühe korraga maksta ilma PIN-koodita. Mõtlema, mis sa räägid, Meelis, sa räägid sellest, et virtuaalne kaart on telefonis sul. Kes see võõras su telefoniga, ta peab teadma PIN-koodi või nägu näitama või? Ei, selles mõttes seda, et saaks maksta ilma PIN-ita. Saab ju samamoodi maksta telefoniga või kellaga nagu kaardiga ja seal on limiidid, eks. Telefon ikka tahab su nägu näha ju. Jah, tahab ju lahti olla, jah. Ja seda küll. Et selles mõttes see on küll väga hea asi, aga see ei nagu ei tegelikult ei paranda seda probleemi, et noh, et kui mul on ikkagi füüsiline kaart. Kusjuures see on iPhone'il võib-olla see on olnud nagu alati niimoodi, Androidis ei ole alati niimoodi olnud ja mina olen üks nendest rumalatest inimestest, keda see meeletult häirib. Et kuskil aasta tagasi Google tegi selle muudatuse, et nüüd ma pean ka selleks nii-öelda viipekaardi tüüpi maksmiseks, ehk siis selle 50 eurose limiidiga maksmiseks näitama talle sõrmejälge või nägu või midagi, eks ole. Vanasti ma sain seda teha samamoodi nagu kaardiga ja mind õudselt häirib see, et andke mulle see 50 eurot võimalust maksta nagu ilma, et ma peaks mingit asja avama hakkama. Ai, mulle see just meeldib, mina hea meelega näitan seda nägu. Ja minule see ei meeldi, aga turvalisuse seisukohast on see väga mõistlik liigutus. Aga no kui on hiline aeg ja sa tahad oma pangakaarti kinni panna ja sul ei ole telefoni, kuidas sa panka sisse logid? See võttis mõned tunnid tegelikult aega, et see õhtu kulges ikkagi seal klubis edasi ja tegelikult korraks see, mis sa ütlesid, et see vabaduse tunne mul tekkis ka, on ju, et no korraks oligi see, et okei, kõikidest nendest asjadest olen ilma, ma ei saa tegelikult hetkel otseselt mitte midagi teha. Et olgu, et aga siis lihtsalt nagu natuke naudime ka seda õhtut. See korraks see vabaduse hetk tekkis ka, aga kui ma siis lõpuks jõudsin ühe lauatelefoni juurde. Ma isegi ei tea ausalt öeldes, miks ma seal mõne kolleegi või sõbra telefoni ei kasutanud selleks, et oma see kaart kinni panda. Ei no aga sa ei saa ju sõbra telefonist sisse logides, seal ei ole ju smart. Kaardi saab kinni panna telefoni teel. Ei, panka helistada, seda tegelikult. Meil on 24/7 kaardi kinnipaneku numbrid. Seda ma oleks saanud teha, seda ma lõpuks tegingi. Eriti veel meie noorematele kuulajatele, kes telefonikõned on nende jaoks võõras asi. Helistage panka. Sain teada ühe uudise, et sinna saab helistada. Täpselt ja see oli ülitore, ma helistasin panka, jah, lõpuks ma läksingi ööseks oma töö juurde ja seal ma pääsesin siis, seal oli lauatelefon, ma sain lauatelefoni kasutada, ma ei tea, mis aja ja lauatelefoniga siis helistasin sinna panka, see ongi 24/7 avatud, väga kena naisterahvas võttis vastu. Kas seal päris inimene võtab öösel vastu? Päris inimene võttis vastu. See on küll uskumatu. Ja muidugi seal tuleb ka lisada seda, et see on ainult siis selliste asjade jaoks nagu kaardi kinnipanek, et sa ei saa oma muid tegevusi teha seal telefoni numbril, et see on nagu emergency number, jah. Ja, sest kui sa sinna helistad, seal ta ütleb sulle, et noh, et vali see olukord või see, siis tee seda, siis vajuta sinna, aga kui sul on mingisugune muu olukord, et sul ei ole seda pangakaarti ja tahad seda sulgeda ja sa ei saa seda ise kuidagi teistmoodi sulgeda, siis vajuta siia ja siis, kui ma sinna vajutasin, siis võttis üks naisterahvas vastu ja hakkas mind aitama. Aga mõtle, kui huvitav töö on sellel naisterahval, kui sa pärast küsid, et kuule, mis teemal sulle täna öösel helistati, siis tal jääb ainult üle öelda, et mul olid need pangakaartide teemad täna. Ja noh, kuidas ta sind siis tuvastab, on ju, kui sul ei ole mitte midagi, sa ei saa kuidagi sisse logida. Kui sul ei ole ID-kaarti, sul ei ole Smart ID-le võimalik ligi pääseda, siis ta tuvastab sind telefoni teel niimoodi, et ta küsib su isikukoodi. Noh, see peaks muidugi kõigil peas olema, on ju. Ja siis ta selle järgi hakkas küsima, logis sinna süsteemidesse sisse ja siis ta küsis, et kus sa mäletad, kus sa viimati oma kaarti kasutasid ja mille jaoks. Ja siis ma rääkisin talle, mis ma tegin, kus ma tegin ja seda tõesti mitte keegi teine peale minu teada ei saanud. Ja niimoodi ta siis tuvastas mind ja panigi siis kaardi kinni, et see käis suht ruttu. Ja mul veidi piinlik muidugi oli, et ma kell 4 või midagi sellist ta üles äratasin. Aga tema sai ka sulle öelda, et selle kaardiga ei ole tehtud midagi sellist ka, mida sa ei tea, jah? Ja, et sealt ma sain nagu kindlus, et tegelikult on tõenäoliselt asjad päris hästi. Et midagi paha ei ole juhtunud, et selles mõttes oli see sükke hea rahustav hetk. Aga sa kindlasti helistasid ka oma telefoni peale, seal ei võtnud keegi vastu?
ei võtnud keegi vastu. Ja siis muidugi ma üritasin, mul on iPhone ja siis ma üritasin seda tuvastada ka, et kuidas üleüldse leida oma telefoni üles, kui sul neid enda olulised kontaktid, kellega sa oled jaganud oma telefoni asukohta, noh, kes on mul pereliikmed, kui neid läheduses ei ole, sest nad olid teises linnas ja oli öö ja ma ei saanud ka oma sõprade telefonilt helistades neid kedagi kätte ega sõnumeid saates ega midagi, sest et oli öö. Ja siis vaatasime seal, mis variandid on ja seal noh, põhimõtteliselt ei olegi väga varianti enda telefoni asukohta tuvastada, kui sul ei ole noh, seda isikut läheduses, kellega sa oled jaganud seda asukohta. Seal mingisugune variant oli, aga see tundus nii kohutavalt keeruline, et ma lõin kohe käega. Teine variant vist iPhone'i puhul on, et sa võtad arvuti lahti, lähed iCloud.com, pead sinna sisse pääsema. Aga küsimus, kuidas sa pääsed sinna sisse? Kui sul ei ole seadet ja... Parooli pead mäletama. Isegi kui sa parooli mäletad, on seal vaja teist seadet ju. Täpselt. Ja Mac'idel on tavaliselt nii, et noh, et kui sul on sisse loginud nii telefonis kui arvutis, siis tuleb sinna arvutisse see kood, aga kui sa oled võõrast kohas, võõrarvust taga, sa ei saa ligi. Kuidas sa siis nii-öelda seda Sherlock Holmesi lugu lahendama hakkasid? Noh, lõpuks oli ikkagi niimoodi, et saabus hommik ja siis hakkasid asjad vaikselt liikuma, et ma sain oma kodustega ühendust ja nemad siis hakkasid, no ongi selle Find My äpi kaudu siis tuvastama seda minu telefoni asukohta. Ja sealt siis selguski, kus telefon asub, ma sain aadressi ja siis hakkasin vaatama, et olgu, mis ma siis nüüd teen. Kas ma lähen siis sinna nüüd kohale, see oli üks kortermaja Tallinnas. Noh, ilmselgelt siis keegi oli minu koti koos asjadega endaga kaasa võtnud, mis iganes põhjusel. Sa ei kartnud, et tegu on gängsteritega? Ja Vaat ma ei teadnud, kas on gängsterid või keegi lihtsalt oli segaduses ja võttis minu asjad kaasa. Kuna mul siis töö juures oli ka ligipääs lauaarvutile, ma seal sain oma igasugustesse süsteemidesse sisse kuidagi logida. Messengeris sain siis rääkida oma Geeniuse kolleegidega, kes noh, on väga geniaalsed inimesed ja siis asusid mind aitama. Mul tuli appi Digipro ajakirjanik Linda-Liis ja siis me mõtlesime, et vot ei, me nüüd lähmegi ikkagi kohale sinna kortermajja ja vaatame, mis me siis nüüd tegema hakkame, kuidas see asi laheneb. Aga no me muidugi natukene kartsime ka, et kes siis sealt meid vastu nüüd võtab, on ju, et äkki on mingid kurjad inimesed. Kortermajas sa näed ju ikkagi, et telefon on kortermajas ja seal teadupärast ei ole üks korter, seal on ju rohkem kortereid. Ja, et millise uksest taha sa nüüd lähed, et seda sulle ju see äpp ei ütle, et noh, nüüd see maja ja see korter on ju, et ta ütleb sulle lihtsalt selle aadressi. Aga siis me mõtlesime, et noh, et vist ei ole väga hea mõte sinna kortermajja nüüd üritada sisse saada ja hakata neid uksi läbi koputama. Siis ma suhtlesin ühe oma endise kolleegiga, kes töötab nüüd politsei kommunikatsiooni osakonnas ja tema ütles ka, et kuulge, hullud olete või, et kindlasti ärge hakake nüüd minema kuskile ise seal kangelast mängima, et andke politseile teada. Ja siis ma helistasin politseisse 112. Tundus küll nagu natuke selline, sorry, et see ei ole nagu mingi päris mure. Aga noh, samas telefon ikkagi omajagu maksab kogu mu elu seal, et ikkagi andsin märku. Seal kusjuures on oluline öelda, et mitte see, et ma kaotasin oma telefoni. No. Ja varastati, jah. Täpselt, et sa pead ütlema, et see varastati, sest et see on oluline märksõna. Vastasel juhul, jah, me kõik kaotame oma telefone, see ei ole asi, millele politsei peab reageerima. Siis nad ütlesid, et nad võtavad selle siis, uurib asja natukene, et mis nad siis selle infoga nüüd teevad. Meie olime Lindaga juba seal maja juures. Ootasime edasisi juhiseid, et noh, et kas nüüd politsei tuleb kohale ja lähme koos sinna majja. See natuke kõik oli selline filmilik, aga samal ajal ka ülinaljakas endal. Ja, aga siis tuli kõne politseist, et ei, et see ei ole asi, millele nüüd patrull peaks reageerima, et tehke politsei lehel avaldus. Aga noh, siis tekkis ka see küsimus, et kuidas ma saan politsei lehel avaldust teha, kui ma ei saa kuidagi, no sa pead sinna ka ju sisse logima. Ja samas, kui sa istud ikkagi seal füüsiliselt oma telefoni kõrval piltlikult, siis tundub igasugune avalduste jutt nagu natuke kummaline ka pehmelt, et mida sa siis enam avaldad, et tegelikult on küsimus, kas sa nüüd läheks sinna sisse või ei lähe, eks ole, või lihtsalt sõidad nüüd koju ära ja hakkad rahulikult avaldust tegema ja toimetustega edasi minema. Aga siis samal ajal minu kodused olid saanud ühendust ikkagi siis selle inimesega, kelle kätte minu telefon oli sattunud. Ehk et seal ju sa saad anda, ma ei tea, kuidagi mingit signatuuri seal.
et kui telefon on siis kuskil kadunud, on ju, et esiteks sa saad seda mingisugust signaali lasta, heli lasta ja siis sa saad seal anda ka selle telefoninumbri, et noh, et kui sa oled leidnud selle telefoni, et siis helista sellele ja sellele numbrile ja siis see inimene, kelle käes minu telefon oli, lõpuks helistaski sellele numbrile ja siis tegelikult sealt see asi lahenes, et mina olin juba kohal ja siis sain omakorda selle inimese numbri enda koduste käest ja siis helistasin talle ja tegu ei olnud siis vargusega? Kolleegi telefonilt ja siis me korraldasime telefoni ja koti ja kogu selle kraami üleandmise seal all koridoris ja noh, tegemist oligi ühe naisterahvaga, kes oli ka seal samal peol, kus mina ja kes oma üllatuseks avastas, et ta oli siis sealt peolt ära tulnud 2 kotiga. Ta oli ise ka suures segaduses, et kuidas niimoodi juhtus, aga noh, elus vahel on nii, et juhtuvad kummalised asjad, nii et mulle tundus küll, et seal ei olnud midagi paha tahtlikku taga, et lihtsalt halvad juhused. Nii et siis ta lihtsalt tuli uksest välja ja andis sulle koti ja ütles, et läks seekord nii ja... ja kusjuures naljakas oli see, et siis kui ma pärast hakkasin oma telefoni vaatama, et siis ma leidsin sealt paar videoklippi, mis seal peol oli siis tehtud, et siis see naisterahvas kuidagi seal peohoos, ma ei tea, paar sükest klippi temast tantsimas, mis iganes seal toimus siis. Aga jah, lõpp hea, kõik hea, millestki ma ilma ei jäänud, kõik sain kätte ja kõik oli hästi. Kas tal endal oli ka juhtumisi samasugune telefon või nii kaugele teie vestlus ei arenenud, kas ta siis segamini oma nagu enda telefoni ja sinu telefoni? Äkki ei vaadanud, ta võttis koti ja läks sellega. Aga kuidas see telefon vahepeal tema kätte seal peol sai? Just, et kui ta seal möllas ringi, siis ta pidi selle välja võtma. Hilistel öötundidel juhtub asja. Et seal neid küsimusi on, aga vahet ei ole, ma kõikidele küsimustele vastuseid ei tahagi. Ilmselgelt on see, et see oli jällegi mingi segamise ajamise case, sest et ega ta ju võõra telefoniga meelega ja hakkad kohe video salvestama, eks ole. Mine sa tea, ta juba arvaski, et see on tema uus telefon nüüd. Aga noh, ilmselgelt video saab salvestada niimoodi, sa ei tee seda lukust lahti, ilmselt tegelikult ei saa seda lukust lahti, eks ole. Aga ma võib-olla siia vahele jagan ühe oma kunagise seiga, mis on sarnane koos ühe õpetusega või ühe nõuandega, et minul oli sarnane lugu, mis siis Marta lõpus, et nagu mina suutsin jätta oma telefoni või kukkus taskust välja Bolti taksos ja Androidiga telefoni, mul oli ka siis sama asjas, mida Marta rääkis, et seal saab, eks ole, telefoni sisu kustutada ja panna sinna helisima teda, panna kõva häälega ja siis ka jätta siis kontaktinfo, eks ole. Ja siis kui ma aru sain, mis juhtunud on, siis esimene asi oli see, et ma ei saanud mitte midagi teha, sest et mu Google'i kontol, kus on siis ka see Find My, eks ole, arvuti oli mul olemas, ma olin pärast tööl kontoris, aga 2-aastmeline autentimine on peal ja 2 aasta telefon. Ja siis saagi sinna sisse. Ja siis ma lõpuks, aga mul olid need autentimiskoodid, backup koodid olid mingisuguse teise konto peal, kus oli samuti two-factor peal. Ma lõpuks sain ikkagi teise konto peale sisse, mis oli nagu Microsofti konto ja sain need koodid kätte, sain ikkagi selle Find My'ga ära aktiveerida siis selle sõnumi, et helista selle numbrile, võtsin kolleegi numbri, eks ole, ja kirjutasin selle sinna ekraani peale selle telefonile ja mingi mõne 10 minuti pärast siis taksust helistaski ja tõi mulle see telefoni tagasi. Aga moraal on see, et kui teil on nagu 2-astmeline autentimine, mis teil peaks peal olema, siis vaadake igaks jooks, et teil on olemas alternatiivne variant sinna sisse saada, eriti kui teil ei ole nagu mul ei olnud ühtegi pereliiget sinna lisatud, eks ole, kes siis võiks nagu midagi teha sellega. Et selles mõttes see on väga oluline, muidu on see, et sul on küll väga turvaline, aga oma asju tagasi ei saa, eks. Just. Nojah, ja kui sul on ainult telefon on ikkagi see seade, mida igal pool kasutada, siis kui see telefon ise ära kaob, siis ongi ju kohe erakordselt keeruline. Muidugi seda peab ka ütlema, et ega Androidi puhul, nii palju kui ma olen katsetamisega neid funktsioone proovinud aktiveerida, ega nad mõnikord ei aktiveeru ka üldse nii nobedalt, et nad aktiveeruvad umbes nagu avalduse kirjutamine, et kui sa ütled seal, kui sa ütled arvutist, et esita heli, siis võib juhtuda, et isegi paari tunni pärast telefon esitab heli. Nii palju kui mina olen proovinud, siis minul on alati kohe toiminud. Ma olen lihtsalt ükskord proovinud seda niimoodi, et mul kellaga ei olnud telefon ühenduses ja ma olin lihtsalt telefoni ära kaotanud, kusagile koju ilmselgelt. Ja siis ma mõtlesingi, et enam ei jää muud üle, kui ma lähen, siis ütlen, et kus mu telefon on ja siis ma panin teda sealt helisema. Aga see päädis sellega, et ma otsisin veel 20 minti ja lõpuks kusagilt riidekuhi alt leidsin mu telefoni üles ja siis umbes 3 tunni pärast helises telefon. Ja kusjuures see on 2 nüanssi veel, et meie siin õnneks mina vähemalt oma tänu tööle enamasti on mul ligidal kuskil või on kodus kapis rohkem kui 1 nutiseade, mida enamus inimestel tõenäoliselt ei ole, eks.
ja teine asi on see, et kui me siin Androidi kirusime, siis teatavasti päris palju kasutaks täna palju neid AirTagi tüüpi trackereid oma võtmete ja muude asjade küljes ja seal just Glen rääkis asjade kaotamisest. Mind häirib see, et Androidiga trackeritel ei ole vaikimisi selles Google Find My Hubis sellist asja, et ta ei teavita sind, kui sa oled need asjad maha jätnud, kui Bluetooth ühendus on katkenud. Ja osad trackeri tootjad, Chipolod ja teistel on nagu enda äpp, mis siis selle võimaluse lisab. Aga Apple'i AirTagil on ju see vaikimisi küljes, eks ole, sul on see, et kui sa maha jätad, ta hakkab karjuma. Siin tegelikult selle loo, ütleme, üks moraal on, mis pole kellelegi väga ei meeldi. Aga tehakse ju kriisiõppusi, tehke ka oma telefoni kriisiõppus, et stressivades tingimustes pange see telefon akna lauale ja kujutage ette, et on täiesti kadunud. Kas te saate ligi selle oma kontole, et panna sinna ekraanile see teade, nagu Marta sa ütlesid, et telefon on kadunud, helistage mu teisele kontaktile. Ja muideks... Või kas teil on ligipääs sinna või ei ole? Kusjuures see ka tänapäeval digitaalse maailma paranoia on nagu reaalne asi. Jällegi siin on see, et meie tehnika ajakirjanikena saame enda lubada asju, mida paljud inimesed ei saa ja ka siin viimati, kui ma nüüd nädalavahetusel käisin reisil, siis mul oli kaasas üks telefon, mida ma testisin ja teine telefon, kus mul isiklik SIM ja viimasel olen kippunud kaasa võtma just 2 telefoni ja siis ma isegi login välismaale minnes sisse asjadesse seal demotelefonis, kuhu ma tavaliselt sisse ei logi, et juhuks kui tegelikult see ühega midagi juhtub, siis ma hoian erinevates kohtades, eks ole, et on see, et ma saan nagu oma Smart ID-d ja oma mingid parooli managerid asjad on seal sees, et ma saan nagu selle two factori ja võib-olla ka ma ei tea kuskile politseisse helistada, eks ole, et mul on kas või mingi teine SIM-kaart ka seal sees, eks ole, koos siis roaming plaaniga, kas või mingi kõnekaart. Ehk siis see on see, et vanasti on sellist asju vaja, aga tänapäeval on see, et kuna kõik on telefon, sul ei ole pileteid paberi peal ja muid pigem on see sinu stsenaarium on veel haruldasem, Meelis, et arvestades tänapäeval, kus sul on 2 SIM-iga telefonid, e-SIM-idega, et sul tööandja number, isiklik number on kõik ühes telefonis, kui sa just ei tööta väga kinnises asutuses, kus sul on täitsa eraldi telefon tööasjadeks, siis pigem on see, et sul on kõik munad ühes korvis ja kui see läheb, siis läheb kõik. Ja see ongi see, et mina ka üritan, isegi kui ma käin nagu pikemalt kuskil välismaal, siis ma teen ka seda näiteks, et mul on isegi Euroopa Liidu piires, kus on nagu piisab ID-kaardis, ma tavaliselt võtan kaasa ka passi ja panen seda kuskile koti põhja, hoian seda üks on taskus, teine on kotis näiteks, eks ole, et kui tõesti peaks üks ära kaduma, siis teine on ikka alles. No missugused lisaasjad. Kas täna Smart ID saab ka korraga toimida mitmes seadmes? Ja muidugi. Piiramatud lausa. See tähendab seda, et kui mul ikkagi on juhtumisi mõni teine telefon, teine seadus, ma saan tegelikult sellega ka... Minu juhtumis oli see lugu, et mul oli küll teised seadmed ka ühendatud süsteemi, aga need seadmed olid kõik ka teises linnas. Nii et tolku ei olnud midagi. Aga seal on ka see, et see sul teine seade olla, kui sa ei ole nagu näiteks Smart ID-d seal aktiveerinud või kui sa ei ole oma paroolihaldurit sinna pannud, eks ole, pole sellest kuigi palju kasu. Ikkagi tehke see kriisiõppus läbi. Vaadake, kas teil on varuseade, varu ligipääs, varu autentimine. Ja, et isegi kui teil on mingi tahvelarvuti vana kuskil kapis, eks ole, tehke sinna see konto ära ja aktiveerige ära, eks ole. Marta, väga hea lugu, minu arust on see küll nagu selline õpetlik ja vähemalt inspireeriv. No vaat ja minuga ongi, et minuga juhtuvad ju need asjad, ma ükskord testisin ühte sõrmust ja seda ma ei leidnudki üles, sellepärast et ma ei olnud seal lülitanud sisse seda funktsiooni, et leia mind üles ja no sõrmust on väga lihtne ära kaotada, no nutisõrmust. Mul on mega kahju, ma ei tea, see on mul kuskil kodus tõenäoliselt ja ma ei ole siiamaani leidnud. Õudselt piinlik. Nii, aga lõpp ja kõik ja jah, Marta, meil on tegelikult palju teemasid rääkida, millest me sinuga võiksime arutada, mis ju Eestis toimuvad, aga võib-olla me sind täna rohkem kinni ei hoia, sest et siis on meil põhjust sind kutsuda jälle saatesse, võib-olla õpetlik lugu, võib-olla mõni muu lugu. Aga ütleme sulle täna aitäh. Tore, et sul on käekott koos telefonidega nüüd jälle alles. See teeb meil ainult rõõmu. Ja kusjuures ma ostsin pärast seda endale ühe sellise käekoti, millega ma saan ka tantsida. Nii et nüüd on kõik palju turvalisem. Väga hea. See on minu varuplaan. Väga hea, Ivo. Olgu, aitäh, meil oli külas revisiooni saatejuht, Geeniuse digipro toimetaja Marta-Priit Lauberg. No nii, ja räägime siis võib-olla saate lõpus veel mõningad põnevamaid uudiseid, teateid. Esiteks, minu arust me vist eelmine nädal rääkisime siin, kuidas üks mees Leedus jalutas Transpordiametisse sisse, oli paberid lauale ja tänu sellele Leedu ütles, et isejuhtivad Teslad on nüüd teedele lubatud ja Euroopas 3. riigina oleme seal nimekirjas meie Eesti ehk Eesti Transpordiamet ütles samamoodi, et heakskiit on antud. Iva siis selles, et kuna Hollandi Transpordiamet või mis selle ameti täpne nimi on teinud põhjalikud testid selle
Tesla isejuhtivuse süsteemiga, siis Eesti Transpordiamet ütles, et me tunnistame neid samuti, need on õiged, aktsepteerime ja selle tõttu on see inglise keeles full self-driving supervised on siis Eestis nii-öelda legaliseeritud, sellega võib ringi sõita. Siinkohal kahjuks uudis peatub, rohkem siit ei ole midagi, sellepärast et vist tarkvara pole veel siis tootja ise välja lasknud, nii et kui te vaatate linnas ringi, et keegi sõidab Teslaga käed lahti, siis ta ei ole veel päris seda õige asjaga isejuhtivust, vaid teeb mingit muud trikki. Täpsustada võib ka seda, et see süsteem siis ikkagi klassifitseerub sinna level 2 peale endiselt, mis tegelikult on samal pulgal seadusandlikult kõikide nende teiste tänaste sõiduabilistega, nii et olgugi, et Tesla võib ise siis sõita igal pool ja jõuda ka ilmselt kohale, siis tegelikult ikkagi juht on vastutav, nii et kui juht parajasti otsustab tugastada või üleüldse midagi muud teha, siis ikkagi saab süüdistada juhti, mitte autot, et see ei ole siis selline self-driving, et juht võib täitsa vabalt võtta, ehk et kaugel siis mingitest järgmistest levelitest, mida on 5 tänapäeval. Mõtlete, et mis nüüd juhtub, kui selline Tesla, mis ise juhtib, mingid tüübid hakkavad mulle linna peal, sõidavad sisse sellega. Kes siis vastutab, kas ma minema Elon Muski ukse taha seadus õigust nõudma, siis ei, et see autojuht endiselt vastutab. Jah, see tähendab ikkagi seda, et juht peab olema palvel, mis aga ei tähenda, et auto kuidagimoodi halvasti sõidaks, et neid videoid ja proove on siin tehtud lähemal ja kaugemal ja tegelikult Tesla saab ikkagi juhtimisega enamasti väga hästi hakkama, vist keskmiselt oli see, kui ma õigesti mäletan, see statistika oli vist umbes 3 korda paremini juhib ta autot kui keskmine autojuht, kui avariisid vaadata, olgugi. 3 korda ohutum, jah. Aga sellest tuleb ka maksta, et ma ei ole nüüd otseselt Tesla mees, aga ma sain aru, et 99 eurot kuus, et ta nüüd päris tasuta Tesla sul ise ei sõidagi. Mina ise jään veel vastuse võlgu, et kas on vist mingitel autodel müüdi, et selle ostuhinnas sa said osta, maksid suur hulga portsu raha ette nii-öelda ära ja siis nüüd see on, aga kes ei teinud seda, saab tellida, jah. Aga mul jäi ka nagu segaseks, kas see on siis selline puhas subscription based, et sa siis nii kaua kui sa sõidad, nii kaua maksad ja kui näiteks sa tahad nüüd juhtumisi ühel kuul ise sõita ja olla nagu ise self-driver, siis sa ei maksa. Ühesõnaga ootame, kui tarkvaruuendus tuleb ja siis sõidame ise ka sellega siin mööda Eestimaa teid, aga kes senikaua tahab ikkagi ise rooli keerata ja tahab keerata rooli autol, mis läheb korda, mis ei jäta ükskõikseks, siis selleks on nüüd lahendus. Selleks on nüüd tulnud mudel välja Itaaliast. Üks Itaalia firma, kui keegi on kuulnud, Ferrari Luce on, pehmelt öeldes kütab kirgi. No vägagi, et tasub muidugi kohe sissejuhatuseks mainida, miks võib-olla meie saates, kus me igapäevaselt autodest ei räägi algusest lõpuni, siis selle Ferrari puhul on oma disaineri käe ulatanud legendaarne Apple'i mees, nimetame siis nii, Johnny Ive ja sellest autost on lekitatud neid sisepilte juba mõnda aega, mis põhimõtteliselt nägi välja umbes nagu Apple Watchidest koostatud salong ja sealjuures väga kihvt, palju nuppe ja kõike. Aga nüüd siis on ka auto välispilt koos autoga avalikuks saanud ja see on muidugi põhjustanud tõesti üksjagu palju ikkagi negativismi, mitte liialdada, sest et Ferrari Luce tõepoolest ei näe nagu välja nüüd selline väga, no kuidas ma seda nüüd sõnastan, et võtta. Aga sõnasta, ma täitsa tahaks teada, no mida ta ei näe välja? Mis sulle ei meeldi? Sõnastan niimoodi, et see on aspekte osas nii palju, ma ei ütleks, et minule ei meeldi, ma tahaks enda tagasihoidliku persooni siit ära taandada. Et vaata Ferrarid ja Lamborghinid ja võib-olla on siin veel mõned nimed, on olnud sellised legendaarsed nagu superautod, et nad on olnud tavaliselt siis väikeste või suuremate poiste ja võib-olla ka meeste unistused, kellest enamik neid ju mitte kunagi ei osta. Ja kui sa parajasti oled siis väiksem poiss, siis sa oledki võib-olla kleepinud Ferrari või Lamborghini plakati omale seina peale ja siis vaatad seda, kui äge, see on nagu kui äge. Ja tegelikult see disain ikkagi sellise superauto puhul on nagu väga-väga oluline, et ta peab justkui olema paigal seisvalt juba selline, et ta kihutab 100 000 kiirusega ringi. Et superauto peabki nagu olema superauto, et just see, et ta on selline võib-olla siis kättesaamatu natukene eksklusiivne, ta peab nagu olema väga-väga-väga äge.
aga selgelt selle Ferrari Lucega astutigi samm nüüd täiesti välja sellest segmendist, sest et autos on palju akusid, üle 100 kilovatt-tunni ja sinna mahub ära 5 inimest. Nii et ta on selgelt nagu auto, mis tegelikult ei ole enam sellises superauto kategoorias nagu sellise visuaaliga kaugeltki mitte. Ja kui ma nüüd seda autot vaatan, siis ma ei kujuta ette, et ma oleks nüüd väike või suurem poiss ja tahan selle plakatit omale seina peale panna. Et tal juba nagu see aspekt nagu kukub kahjuks ära. Aga vaat, kõik see, mis sa ütlesid, võis olla õige, aga ma ei kuule ühtegi kriitikat selles. Et ta ei ole superauto moodi, minu arust on väga tore. Et ta näeb teistsugune välja, väga tore. Ja, et ärge saage aru, et mina ei kaldu kindlasti selle vastasteleeri nüüd ütlemaks, et see kõik on... Ma tean, ma üritan nagu mänguliselt siin natuke vastasseisu teha, sest et väga palju on seda, üks on nagu väga selge. See ei ole nagu auto, mis võtab šnitti, selliseks öeldes, või siis nagu on evolutsioon mingist teisest mudelist, mis ärritab väga paljusid inimesi ja iga uus asi ikkagi tegelikult põhjustabki, kui sa ootad konventsiooni, klassikaline Ferrari, selline ajalugu, siis uus asi väga ärritab inimesi. Aga pane ennast olukorda, et sa nüüd ostad omale Ferrarisid. Ja see jõudis kõige tähtsama asjani jõudsid. Kõik, kes kommenteerivad, mulle tundub, vähemalt nii palju, kui ma olen näinud, on inimesed, kes ei osta endale 550 000 eurost Ferrarit. Ferrari tegevjuht ütles, et raha on juba üle kantud, kliendid ootavad väga. No muidugi, olgem ausad, seda tegevjuht peabki nagu kaitsma, et see on tema töö. Et ma ei tea, kas neid kliente on 10 või 100 või 1. Aga mul on tunne, et väga hästi on õnnestunud nendel see turundus, et kõik me räägime sellest. Kahtlemata, kui ta võib-olla olekski näinud välja nagu superauto, siis see turundus ei olekski nii laialt levinud, aga tahtsin jõuda selleni, et kujuta ette, et sa nüüd oled inimene, kes parajasti ostis omale Ferrari ja pargib selle oma sissesõidu teele, siis ikkagi isegi sa ei pea selleks Ferrarit ostma, et auto juurest lahkudes vaadata tagasi ja mõelda, et mul on ikka üks kuradi ilus auto. Et kui sa nüüd lähed selle auto juurest ära ja vaatad tagasi, siis sa võib-olla mõtled, et mul on nagu päris omapärane auto, et ikkagi siis hakkad mõtlema, et kas ma ostsin Ferrari või ostsin Priuse. Uus Prius ongi väga-väga ilus auto omas klassis, aga ühesõnaga selle välidisaini juurde nüüd veel kord siis kinni jäädes tõepoolest, ta lihtsalt ei näe välja nii radikaalselt äge, aga muide seda tasakaalustab muidugi meeletult, mis on jäänud muidu täiesti varju. Kõik see sõidu omaduslik pool ja tehnoloogia, mis nad sinna sisse on pannud, olgugi, et siin paljud arvustajad on ka sellises negatiivses võtmes muidugi toonud välja selle, et kui me absoluutnumbreid vaatame, 100-ni kiirendab, tal on umbes 1000 hobujõudu, 100-ni kiirendab 2,5 sekundiga, mis tundub muidugi piisavalt kiire võrreldes võib-olla Priusega, aga kui me panemegi siia kõrvale mingid Tesla Plaidid ja siis mingid hiinlased, siis 2,5 sekundit ei ole nüüd mingi maailma kõige kiirem aeg tõepoolest. Et siin võib nagu norida, et mis sa siis selle raha eest saad, aga nagu ei tasu unustada, et ei tasu kinni jääda ainult sellesse numbrisse, et mul nagu selline hoopis odavama hinnaklassi paralleel meenus siin kohe, et kui ma testisin Volvo EX30, mis kiirendas ka minust 100 mingi 3,5 sekundiga, et see oli nagu kaubik, mis sõitiski 3,5 sekundiga 100-ni. Et nagu jääda nüüd kinni ainult sellesse kiirenduse numbrisse ja öelda, et vau, et see on nüüd jube aeglane. See on nagu hästi libe tee, sest see Ferrari igas muus mõttes, ta ei ole ainult selle numbri peale nagu rajatud, aga kahtlemata, kui sa oled foori taga mingil ebaselgel põhjusel, siis 3 või 4 või mitu korda odavama autoga, oma Lucega, ja siis näed teise auto tagatulesid, siis sa võib-olla ei tunne ennast kõige paremini. Ja kui me vaatame selle auto hinda, siis tõepoolest, ega ta ei ole ju ka odav, ta on ikkagi seal 500–600 000 euro kandis. Ja kui vaadata selliseid sportelektriautosid, veel üks auto, mida ma nägin ka täitsa Tallinna tänaval, tervitused omanikule, kui ta meie saadet kuulab, on Gran Turismo on see auto nimes, see on siis Maserati Gran Turismo Folgore, mis on ka täiselektriline auto ja näeb ikkagi nagu lubamatult ilus välja. Maksab seal 200 000 ringis, omab mõnevõrra vähem võimsust, kiirendab 100-ni 2,7 sekundiga, tõsi, ta ei mahuta nüüd 5 inimest, aga ta on tõesti selline auto, et ma lähen parklast ära või auto juurest ära ja siis ma alati vaatan tagasi. Et selle Luce puhul nagu see moment on natuke selline õrn kahtlus. Mul tundub see kahtlane, ma ei oska tegelikult vastu vaielda või ma eksida, aga mulle jäi meelde, lugesin ühe Ars Technica reporteri proovisõitu, kes käis Roomas autoga tutvumas, kes kirjutas iga nurga alt autost ja meenutas, et selle auto ostjad
vaatavad seda autot peamiselt seest ja see interjöör on fenomenaalne. see on äge, see on väga läbimõeldud ja on jah, nii palju kui piltidel. Kuidas on füüsiliste seieritega andurid muudavad oma funktsiooni sealt kompassist kellaks ja nii edasi ja ütleme, et see on ütleme, ma ei ütle, et see on nüüd hea või halb, aga ma tahan öelda, et nad on teinud midagi, millest kõik räägivad ja kindlasti on see auto, mida tahaks näha ja katsuda, sest see on juba praegu on kuidagi legendaarne. Võib-olla mõnede jaoks halvas mõttes, aga võib-olla ka heas. Ja muidugi teine paralleel, mida siit ka võib-olla tuua või isegi mitte paralleel, natuke võib ajaloost tagasi vaadata, et ega sellised kõrvale kaldumised võib-olla traditsiooniliselt rajalt saavadki olla kahte moodi, kas tõesti väga edukad või siis vastupidi, aga siin lähiajaloost on näha, et täiselektriliseks mindud, kui meenutada näiteks Ford Mustangit, siis Mach-E oli ka samasugune auto, mis tegelikult välja tulles sai ikka kiitada ei saanud, et see oli täiesti vastupidi ja kui me vaatame tänaseid numbreid, siis täna on Mach-E kõige müüdavam Mustang. No uskumatu on ju. Aeg on läinud mööda ja tundub, et see suund tegelikult oli õige ja tõepoolest, kui praegu selline, ma ei taha nüüd jälle öelda edumeelsem, aga lihtsalt kui sa täna sõidad ikkagi autoga, mis on bensiinimootoriga ja siis sõidad autoga, mis on elektriga, siis sa saad aru, kui ajalooline nähtus on bensiinimootor. Ja sellepärast ma ikkagi tunnustaks Ferrarit nagu väga, et nad ei hakanud mingisuguse hübriidiga jahmerdama. Ma lugesin pärast seda ka siin mingid Lamborghini, CEO-d ja kõik ütlesid, et oi, vaata Ferrari läks nüüd nii halvasti, et meie nüüd panustame hübriidtehnoloogiale. No andke minna, enam mõttetumat tehnoloogiat ei ole olemas, kui see kuradi hübriidtehnoloogia. Siin ma olen sinuga nõus küll, ei saa vastanda. Et selles mõttes suur respekt Ferrarile, et nad tegid selle täiselektrilisena ära, välimuse üle võime vaielda, aga on tehnoloogiliselt äge auto ja see kõik loeb, et ei ole mõtet teha mingisugust imelikku hübriidi lihtsalt sellepärast, et nende ostjaskond on vananevad miljonärid, kes tahavad kogu aeg bensiini haisu nuusutada. Need surevad mingil hetkel ära. Ja tegelikult need nooremad inimesed, kellel on miljonid, need tulevad juurde meile. Nii et selles mõttes ma ei saa öelda, et ma olen selle välimuse fänn, ma ei paneks seda autot omale seina peale ilmselt plakatina praegu veel, aga kahtlemata on see väga äge mõte ja teostus sisemiselt ja tehnoloogiliselt. Muidu üks väga huvitav aspekt, mis ka Ferrari minust on teinud väga ägedalt ja kahjuks me ei ole seda ise küll kuulnud, aga lugenud, et kui siin paljud elektriautod on üritanud sellist tehislikku heli teha, et kõlarist laseme põrinat, siis väidetavalt Luce puhul on ikkagi võetud see elektrimootori heli ja selle baasil siis võimendatud üles selle nagu helisignatuur, mida kuuleme, ehk et tegelikult sa siis kuuledki, kuidas need elektrimootorid vilisevad. See on järjekordne detail, mille üle netikommentaarides jube hea nagu öelda, et see on nagu täielik jura, mida te teete, miks te teete kunstliku mootori heli, aga ma tahaks kuulda oma kõrvaga, mida nad siis teevad, sest et see on midagi teistmoodi, et sa võtad seda elektrimootori neid sagedusi ja siis nii-öelda võimendad, et sa kuuleks neid. Sellepärast, et võib-olla ma sõites tahan kuulda seda. Just nagu tegelikult, aga siis bensiinimootori heli ongi ju selline asi, aga siis kõikvõimalikud autod, eriti superautod. Ja et sa tegelikult ju selle järgi kuuled esiteks häält, see on isikupärane ja äge ja ma ei tea, kas nüüd elektrimootorite hääl muidugi on väga isikupärane erinevatel, aga fakt on see, et seda saab samamoodi tuunida nagu kitarri ja võimendit, et keegi ei ütle, et pagan küll, et sul on siin mingisugused distortionid ja mingid koorused vahel, et miks sa ei mängi kitarri sellise häälega nagu sealt kostab. No siis oleks kõik raskemad metallibändid olemata, kui me tinistaks kitarri selle häälega nagu sealt kostab. Nii et igatahes Ferrari lähenemine on tegelikult väga õige. Ja võib-olla on see nüüd siis... Aga olgugi, et ma nagu alustasin sellega, et välimus on nagu viskab sellist Priust sisse, nagu siin on Irvhambad öelnudki, et vist Pro Max Priused ja mis iganes muud autot, uus Nissan Leaf on sinna kõrvale pandud ka samasugust helesinist värvi ja väidetud, et see kõik on täpselt samasugune. Siis sisse istuda, siis see pilt muutub ja tegelikult on suur respekt Ferrarile, et ei mindud hübriidirada ja tehti see auto ikkagi valmis, et aeg näitab, mis sellest saab, aga see tundub tehnoloogiliselt ja igas muus mõttes ikka väga-väga äge toode. Nii on ja meie läheme siit mõttes Ferrariga sõitma nädalaks ja mõtleme uute teemade peale, mida me teiega jagame järgmisel nädalal. Ja sellepärast on praegu aeg öelda aitäh kuulamast ja nägemist.